Veenelingi loeng Toomas Tammis, kes kandideerib siis mahulise arhitektuuri professori kohale. Sul minus. Jah, tänan. Ma vist istun siis vahepeal. Ma olen niisugune püüdlik, kui ma pean midagi rääkima, siis ma pean kõik üles kirjutama. Ja siis, aga ma siiski ei loe maha. Ehk siis must arhitektuur. Mis see siis tähendab? See põhimõtteliselt must selles mõttes, et ebapuhas. Noh, mitte nagu nii otseselt räpane, aga mitte tavamõistes nagu korralik või nii. Ja ma püüan rääkida siis nagu niisuguses järjekorras, et arhitektuur oma niisuguses allutatuses, millele kõigile on ta allutatud, mille poolest ta ei ole tegelikult eriti vaba üldse. Kuidas see toimib nagu niisuguses, või kui vaadata nagu arhitektuurist kaugemale nagu linnasid ja ühiskonda, kuidas see avatus nagu seal võiks olla või suletus või puhtus või puhastatus, mismoodi selle puhtust või puhastatust üldse nagu võiks vaadata õige natukese võib-olla läbi Bruno Latouri ja veel kord nagu siis linnast või avalikust ruumist, mis on üks niisugusi kohti, kus see puhtus kaob paratamatult nagu ära ja siis lõpuks natukese nagu teosest, mis justkui on niisugune meie kõigi arvates ikka sageli ju niisugune valmis ja puhas asi. Aga võib-olla seal võib ka olla nagu teisi mõtteid. Ja kui me hakkame nagu mõtlema niisugusest arhitektuuri allutatusest või millest ta kõik nagu sõltub, siis esimene nagu kõige banaalsem tõdemus on see, et see on ikkagi väga suur rahaline sõltuvus tegelikult. Arhitektuur on kallis. Projekteerimine on kallis, ehitamine on veel suurusjärgu võrra kallim ja see on võimatu, et seda tehtaks nagu oma lõbuks või nagu kuidagi kellegile hea tehes, hea teona. Et see on ikkagi reeglina mingisuguse äriplaani vormistamine. On muidugi loomulikult teistsuguseid olukordi, kus tehakse endale kodu või suvilat või kus ühiskond on otsustanud, et tal on vaja ikkagi mingisuguseid ühiskondlikult kasutatavaid ruume, mis ei pea otseselt raha kohe tagasi teenima. Aga need on siiski suured erandid, et enamus arhitektuurist sünnib ikkagi läbi selle, et kellelgi on mingisugune plaan, äriplaan täpsemalt ja selle põhjal saab panna, investeerida suure hulga raha eeldusel, et see tegelikult saab mitmekordselt tagasi. Ja arhitektuur on ükskõik millistes muudes kontekstides ta veel ei toimi, neid on tegelikult ju hästi palju, aga ta kunagi praktiliselt ei saa sellest sellisest rahalisest sõltuvusest tegelikult üle. Ja et ega see on lihtsalt üks tõdemus, et ega siin ei olegi, see ei ole nagu sellist hinnangut andev, vaid võib-olla lihtsalt meeldetuletus, et nii see on, et arhitektuur on osa majandusest paratamatult. Nüüd, kui me vaatame nagu majast, niisugust arhitektuursest objektist kaugemale ja vaatame linnasid ja asumeid või nagu laiemaid territooriume, siis siin on nagu see olukord ikkagi nagu laiem või keerukam. Ehk siis nagu linnad ei ole selles mõttes kunagi puhtad, et nad ei ole allutatud ühele inimesele, ühele korporatsioonile, ühele äriplaanile. Ehk siis see viis, kuidas ja mida linnades ehitatakse ja kuidas seda reguleeritakse, see on alati seotud nagu suurema seltskonna inimestega, kirjuma otsustusringkonnaga ja seal ei ole niisugust, see on mingil määral alati mingisuguse kollektiivse tegevuse viil.
selles mõttes noh, et linnadest on raske rääkida kui niisugusest teostest, lõpetatud teostest, kui niisugusest puhastest asjadest, et linnad on alati nagu ebapuhtad või kirjud või lõpetamata või nad ei allu niisuguse teose vaatlemise olukorrale. Ja kui nagu ajalooliselt on linnasid ikkagi, linnad on olnud suhteliselt väiksed ju läbi väga pika ajaloo ja nad on plahvatuslikult kasvanud 19. ja 20. sajandil, kõige enam veel ikkagi 20. ja et kui ajalooliselt on neid ehitatud niisuguste väikeste majade kaupa, kui me vaatame kas või Tallinna vanalinna, mis on täitunud sisuliselt ikkagi kaupmeeste eramutega. Tõsi, see eramu on natuke teistsuguses tähenduses, seal on ka laod ja kokkusaamisruumid ja need on nagu üsna mitmekülgne, keerukas ja ka suur kogum. Aga ka lõpuks on ikkagi ühe perekonna käes olev asi, mida on üks perekond või üks võib-olla siis kaupmees põhiliselt ise ka läbi mingisuguste laenusüsteemide küll, aga siiski nagu isiklike tagatistega suutnud nagu teha ja arendada, siis nüüd tegelikult linnad täituvad üha suuremate uute tükkidega. Et kui me ka vaatame, et mis on nagu Tallinnas viimasel kümnendil toimunud, siis ja milliseid tükke arendatakse, siis need on aina suuremad. Et kui me veel 90-ndatel ja ka 00-ndate alguses oli see suhteliselt levinud kriitika, et Tallinna arendatakse niisuguste majade ja väikeste kruntide kaupa, siis sellest on ilmselgelt liigutud üle ja näiteks Noblessneri kvartal või mis kvartal, Noblessneri ala, Bolta tehas, Krullitehas, Kalarand, Tallinna sadamaalad, Ülemiste linnak, Merko Veeremi arendused, et need on kõik, kui me selle linnaplaani vaatame, need on väga suured tükid linnast. Nad on, ja et kui me nüüd vaatame korraks vana linna siia kõrvale, et ega nad nagu väga palju alla ei jää, et see on tegelikult, me oleme nagu olukorras, kus kus arendatakse ühe korraga ja ühtede arendajate ühe kapitali poolt põhimõtteliselt peaaegu sama suuri tükke, nagu aastasadu on üks linn tegelikult olnud. Ehk siis see nagu see allutatus nii-öelda siis äriplaanile, rahastusele on tegelikult oluliselt nagu tõusnud või õigemini need alad, mis on allutatud ühele plaanile, ühele eesmärgile, on nagu radikaalselt suuremad kui kunagi varem. Ja me ehitame tegelikult nagu suuri tükke linna sellisel moel. Ja üks asi, mis sellega kaasas käib, on ka paratamatult mingisugune ühesugusus või monotoonsus, ehk siis erakapital peab maandama mõistlikul moel riske. Ja see on üks huvitav küsimus, või tõdemus, mis tuli esile ka meie lõpetamata linna esimesel niisugusel tühisel töötool, kus oli kutsutud kokku võimalikult palju erinevate erialade esindajaid, kelle töö läbi linnad muutuvad. Ja ühed neist on muidugi arendajad ja see oli mõnevõrra üllatav, et arendaja seisukohavõtt oli see, et nad mitte ei oota linnalt suuremaid vabadusi, et midagi korda saata, vaid nad ootavad linnalt nagu täpsemaid reegleid. Et andke meile ometi võimalikult täpsed reeglid ja siis me oskame nende sees nagu hästi toimetada. Ja see on selles mõttes võib-olla minule nagu oligi natuke silme avav, et kapital
ju tegelikult just nimelt peab ennast oma investeeringuid kaitsma ja ta peab nägema võimalikult täpselt tulevikku ette. Ehk siis ta peab tegema toote ja see toode peab olema müüdav ja seda toodet tehes, toode kui siis üks väike jupp linna nüüd kaasajal, on see vaja nagu väga täpselt aru saada ja mingit kindlust omada, et kus ta siis asub, mis tema ümber hakkab toimuma või ei hakka. Ja teisipidi selle toote müük peab olema nagu seeläbi garanteeritud, et ta peab olema tehtud ikkagi mingile suhteliselt selgele sihtgrupile. Ja see tähendab, et need uued tükid linnast, mida me siin ka näeme, tegelikult neid arendusi on Tallinnas muidugi palju rohkem, aga ma olen võtnud välja niisugused oma teadmiste järgi kõige suuremad, mis on enam-vähem nagu ühe arendaja käes, ühe arendaja ja seeläbi ühe äriplaani sees. Ühe arendaja käes ja ühe äriplaani sees. Ja seeläbi need tootestatud linnaosad muutuvad paratamatult ühekülgseks või mingis mõttes nagu homogeenseks. Nad on suur oht, et neist tekivad niisugused lõputud samasuse või sarnasuse saared ja kõik niisugused suuremad erinevused, juhuslikkused, õnnetused ja muud on sellest põhimõtteliselt juba eos, juba nagu müügi ja kavandamise protsessis nagu välja lõigatud. Ja kui nüüd vaadata seda nüüd niisuguses nii-öelda avatud ühiskonna või avatud linna kontekstis, siis ma nüüd viitan päris palju Kees Kristjansele, kes omakorda viitab väga palju Jane Jacobsile, kes siis see avatud linn on tegelikult nagu Kees Kristjanse üks kontsepte, mida ta on üritanud kuidas ma ütlen siis rakendada ja arendada ja tema jaoks on see avatud linn on nagu see ei ole mingil moel üks hea plaan, kuidas üks hea plaan heast linnast, vaid see on pigem üks mingisugune üldisem avatuse kontsept, mille nagu põhisisu või osa on see, et kuidas nagu kätkeda enda sisse muutlikkust ja ebapüsivust või mingist niisugust dünaamilist balanssi ühinemise ja lahknemuse või integratsiooni ja desintegratsiooni vahel. Ja põhimõtteliselt üks osa sellest on nagu linnade paratamatu asetus niisugustes rahvusvahelistes või globaalsetes inimeste, kaupade ja informatsiooni liikumise võrgustikes. Ja nüüd selles avatud ühiskonnas ja üha nagu liberaalsemas niisuguses majandusmudelis juhtub tihtipeale, mitte ainult Eestis, vaid igal pool see, et ehitada võib igale poole, kus see ei ole keelatud. Ja kuna kapital on üha nagu suurem või võimsam või ta võtab üha suuremaid tükke ette, siis sellest kipuvadki tekkima linnades nagu üha nagu selgepiirilisemad ja mõnes mõttes nagu puhastatumad või puhtamad saared mingisugustest suhteliselt sarnastest olukordadest. Et need võivad ju olla küll tõesti püüdlikult eriilmeliste majadega täidetud, aga lõpuks nagu see seltskond või see sihtgrupp, kellel see on tehtud ja need inimesed, kes seda endale lubada saavad, on tihtipeale väga sarnased. Ja
põhimõtteliselt nagu see sarnasus on ka nagu omaette kummaline küsimus, et ega linnas on mingisugune selge organiseeriv printsiip ju alati ikkagi pigem kasuks, et kui me vaatame ükskõik milliseid, noh see 30. aastate Pärnu maantee või noh 50. aastate Asula tänav, et kus on tegelikult noh väga jõuliselt Asula tänaval nagu põhimõtteliselt täielikule kordusele rajatud Pärnu maanteel nagu väga selgetele reeglistikule nagu ehitusjoone ja kõrguse reeglistikule rajatud olukord, et need on ju, ega neid ei saa kuidagi nagu halvaks panna, et pigem noh, see on nagu sihuke üleüldine tõdemus, et niisugustes keskkondades on palju rahulikum ja mõnusam liikuda kui noh, ütleme viimase paarikümne aasta jooksul kerkinud elamurajoonides, kus iga maja on ise nägu ja väga hästi ei saa üldse aru, kas on olnud mingi keskkonda organiseeriv mõte või tegelikult ei ole äkki üldse olnud. Aga noh, et selles ehk siis see probleem ei ole nagu esteetiline, vaid see probleem on nagu selles reeglipärasuse ulatuses ja lubaduses. Ehk siis kui me vaatame, mida arendaja lubab ja mida ta nagu heaks peab, see on siis nüüd Volta arenduse kodulehelt, et ma siit isegi loen ette. Volta kvartali ehitustöödel annab suurejoomelise lõpukoha ja omanäolise kõrghoone valmimine ja paekivi restaureerimine, okei, see ei ole nii tähtis, aga siit leiab toidupoe, spordiklubi, lemmikloomapoe. Ajaloolisest paekivihoonest saab maitseterohke toidutänav koos disainbutiikidega, kus õhtul saab kuulata oma lemmik DJ-d. Ja noh, nii edasi, et seesuguseid viiteid tuleb sinna aina juurde ja see tähendab, et noh, see on nagu mõnes mõttes nagu ülitäpne toode, väga täpsele publikule, väga puhastatud lugu, ühtegi niisugust noh, niisugust erandit või segadust või õnnetust või kurjust või muud seesugust elu igapäeva osa sellesse tootesse ei mahu. Ja see on minu meelest see probleem, et kui me arendame ehk siis ühteviiliselt just nimelt see skaala probleem, et kui me teeme seesuguseid väikseid maitsvaid veine või käsitööõlusid, siis noh, keda see valik on ju väga suur, mida siis võtta või jätta, aga kui me teeme sellisel moel terveid nagu linnaosasid, siis on see noh, ma arvan, et see ei ole või noh, et see on mõnes võttes nagu uus olukord linnas ja sellest noh, sellest peab nagu mõtlema, et mis see siis päriselt tähendab. Või siis nagu teine variant on noh, võib-olla nagu selle turu nagu teine äärmus on Pöölise elurajoon, kus ei noh, lubata suurt muud midagi kui juhikuus harmooniline elukeskkond Mustamäel ja mõned vahvad mänguplatsid. Ja noh, et me näeme, et see on tegelikult ju täidetud niisuguse noh, nõukogude ajast meile väga tuttavliku arhitektuuriga ja veel nagu noh, ilma nõukogude ajast minu meelest suhteliselt selgete mõningate planeeringukuliste mõteteta. Et siin on see noh, lihtsalt võimalikult palju inimesi kuhjatud, võimalikult napile territooriumile, majad hästi kõrgeks teha, siis mahub inimesi hästi palju. Ja omaette puhastus on nagu seegi, et see on jällegi niisugusele, noh, kui me nagu mõtleme selle Huxley heale uuele ilmale, et kui see Volta kvartal on puhas alfade maailm, siis siin on oodatud kammad. ja ongi nii.
kui sellest puhtusest või puhastatusest natuke edasi mõelda, siis noh, tuleb ikkagi paratamatult ette see Latouri raamat ja tema nagu sihuke väga süsteemne kriitika modernismile ja selle nagu niisugusele lõputule korrastamise ja puhastamise tarvidusele. Ja millega kaasnesid või kaasnevad paratamatult tegelikult kõiksugu või noh, see nagu see teine pool, kõikvõimalikud võrgustikud ja hübriidid. Ja noh, Latouri jaoks on muidugi selleks põhiliseks probleemiks inimese ja mitte inimese eraldamine, mis on siis ühelt poolt toonud kaasa erisuse sotsiaal- ja humanitaarteaduste ühelt poolt ja teiselt poolt nagu loodus- ja inseneriteaduste vahel ja teisipidi siis veel ka nii-öelda puhastatud teaduste maailma ja vastupidi siis pidevalt omavahel haakuvate ja lõputuid hübriide moodustavate võrgustike vahel. Ja siin see on päris nagu kuskil selle raamatu alguse kandis ütleb, ta on selle raamatu ühe hüpoteesina nimetab või kirjutab nii, et mida enam keeldume mõtlemast hübriididest, seda suuremaks muutub nende vohamise võimalus. Ja noh, Latour muidugi mõista ei kirjuta arhitektuurist või linnast või linna planeerimisest õigupoolest, noh, vist minu meelest peaaegu üldse, aga ometi on see tõdemused minu meelest nagu väga noh, hästi ülekantavad või vähemalt tunduvad mulle nagu päris viljakad, mõeldes linnadest ja ka arhitektuurist. Ehk siis nagu see puhastus, mida nagu linnas või arhitektuuris tehakse tihtilugu, et see ei ole ju kunagi niimoodi, et me puhastame jupphaaval asju välja ja teeme korda, kuni lõpuks ongi kõik korras, vaid me tegelikult selle puhastuse käigus nagu lükkame erisusi kuhugile mujale. Et nad ei jää ära, neid ei saa nagu noh, ka nagu Latour ütleb, et nad tegelikult vohavad edasi, mida rohkem me puhastame, seda rohkem on nagu võimalust hübriididel ja võrgustikel nagu vohada. Ja nad siis paiknevad ümber ja asuvad mujale. Ja see on ka nagu üks tõdemus, mis Tallinnas on tegelikult juhtunud, see on see väga palju kordi viidatud geograafide uurimustöö Tallinna segregeerumisest või noh, õigemini seal on olnud õige mitmete Euroopa linnade segregeerumisest, Tallinn on olnud üks nende hulgas. Ja noh, tõepoolest need andmed on 2000 ja 2011. aasta rahvaloenduse andmetel põhinevad, ehk siis praeguseks mitte kõige uuemad, aga põhimõtteliselt see tendents on ikkagi hästi selgelt näha, et noh, need erinevad värviruudud tähendavad erineva see otseselt ei ole erineva sissetulekuga, aga noh, erineva no ütleme siis sotsiaalmajandusliku positsiooniga inimesi või noh, rahvastikku. Ja mida kirjum on see pilt, seda noh, kirjum on ka linn või seda nagu ühtlasem on linn. Ja see on olnud aastal 2000 suhteliselt ühtlane, noh, välja tõesti Kopli pool on siniseid kui siis kõige vaesemaid, noh, kõige rohkem kogunenud, aga aastal 2011, siin ei ole legend jah, et sinine on kõige vaesem osa ja oranž on kõige jõukam, siis aastal 2011 me näeme, et kõik mereäärsed piirkonnad on täitunud oranžiga, noh, Kopli on veel jäänud ja no väga selgelt joonistub välja Lasnamäe, mis on üleni sinine. Ja see on asi, mis on juhtunud. Ja kui me nüüd vaatame veel seda
kõrvutaksime seda nagu nii-öelda siis rahvastikupõhise kaardiga, siis me näeme, et see tihtilugu kattub ka nagu rahvaste paiknemisega, et ka nagu niisugune etniline koosseis on hakanud segregeeruma ja see paraku on nii, et kus on neid vaesemaid rohkem, et seal on ka venelasi rohkem ja see on tegelikult nagu väga-väga halb, et see on olukord, mida Euroopa linnades ei ole siiamaani väga palju olnud või noh, et kui Ameerikas on niisugused no-go alad on ikkagi väga levinud olnud väga pikka aega, siis Euroopas on see ikkagi nagu noh, mõned on muidugi, Pariisis ei ole ka juba mõnda aega mõtet mõnda kohta minna, aga see on siiski pigem olnud erandlik, aga noh, et me näeme, et need tendentsid tegelikult on väga jõuliselt olemas. Ja see ei tee linnadele head, see lõpuks nagu muudab osad, noh see puhastab kõik kohad justkui välja, ka vaesed on puhtalt vaesed, õnnetud on puhtalt õnnetud, rikkad on puhtalt rikkad ja see mõjub ühiskonnale ja linnale, ma arvan, nagu äärmiselt halvasti lõpuks. Ja seesama niisugune jaotumise teema on oluline ka niisuguse funktsionaalse jaotumise koha pealt, kus me veel natukese oleme võib-olla niisuguses 20. sajandi niisuguses funktsionaalses tsoneerimises, kus nagu tööstus on tööstusaladel, elamine on elamise aladel ja kontorid on kontorite aladel ja see samuti nagu tegelikult ei toeta niisugust mõistlikku läbikäimist, et ka see on üks nagu selle samuse Kesk-Kristjanse avatud linna kontsepti osiseid, et tegelikult see on väga tähtis, et linnades peab saama teha tööd ja väga mitmesugust tööd, ka tootvat tööd, et see töö linnades ei ole tihtipeale ei eelda ega ei võimalda nagu korralikes ülikondades sebimist, vaid tegelikult väga palju seda tööd on tavaline tootev töö ja see on väga oluline, et see on linnas alles. Ja see tavaline tootev töö tegelikult enam ei tähenda ju tossavaid korstnaid ja meeletuid rongi voore niisugust ohtlike veostega, vaid see on ikkagi igasuguste asjade kokkupanek, olgu see siis riist või tarkvara, mis on nagu suhteliselt puhas lugu ja see ei ole mingit probleemi, et see ei võiks paikneda niisuguses elamukvartali sees suisa. Nüüd, kui vaadata, siis natuke nagu täpsemalt, et kus see niisugune erisus on alati nagu olemas, siis et minu meelest päris lihtne on öelda, et avalik ruum on see, kus see ühisosa on alati jääb alles. Ja teisipidi see tähendab ka seda, et tal on nagu suur oht jääda niisuguste muude jõuliste arenduste ülejääkalaks või nagu suisa nagu prügikastiks. Et jah, natuke demagoogiline pilt, aga põhimõtteliselt see avalik ruum on ju alati võimaldanud nii ühiseid rõõmsaid rongkäike kui niisugusi tänavakaklusi. Ja need on lihtsalt nagu selle asja nagu äärmused, aga avalik ruum, tema on juba nagu läbi oma nimed on nagu avalik, et ta reeglina ongi linna oma. Tõsi küll, Tallinnas on erastatud väga palju 90ndate alguses ja seoses sellega ka mingid osad avalikust ruumist, aga need on siiski päris väikesed osad. Ja teine niisugune levinud tõdemus või kriitika Tallinna arendamise või planeerimise suhtes või kohta on ju olnud kogu aeg see, et Tallinna ei oma maad, mille arendamist kontrollida, et Tallinna omandisse on jäänud ainult tänavad ja pargid. Jällegi see päris täpselt igal pool nii ei ole, aga mingi suure üldistusega ma usun, et ei ole ka väga vale nii öelda. Ja need on kohad, kus ühtepidi siis lõpuks nagu
puudu, mida ei ole lihtne tootestada, nagu varem sai räägitud niisuguste tervete linnaosade heaks turvaliseks tooteks tegemisest. Ja teisipidi tõepoolest on seal võimalik olla või muutuda niisuguseks ülejääk alaks, et üks minu meelest nagu muster ülejääk ala on see ühispanga tagune. Minu meelest on see ikkagi Tartu maantee nime all veel jätkub see tänav sealt, kus nüüd juba tükimat aega ainult tramm sõidab ja mis põhimõtteliselt on ju jalakäijate ala ja tegelikult nii ühispank kui sellele järgnev maja on pööranud oma selja sinna ja see on ju põhimõtteliselt on ju aru saada, et trafosid või alajaamu on vaja. Need on nüüd alajaamade uksed. Prügipääsu on vaja, järgmine on tõenäoliselt prügipääsuks. Autoga peab saama maa alla sõita, sest mujal ei ole parkida. Siis on üks auto alla sõiduks. Et teisel krundil täpselt sama lugu. Peab saama maa alla sõita, peab saama prügi ära viia ja kuskil peab mingisugune muu teenindusruuk veel olema. Ja see tuleb nagu väga kõige selgemalt esile just nimelt niisuguste suhteliselt väikeste kruntide, väikeste ja kalliste kesklinna kruntide arendamisel, kus nagu see arendaja või omanik on siis võtnud nagu enda otsustuse alla, et mis küljed on need, mis on tema äri ajamiseks nagu olulised ja kuhu jääb siis nagu niisugune ülejääk. Ja see ühtepidi muidugi on see arhitekti oskus, et neid asju siis kuidagi võimalikult osavalt organiseerida ja peita. Aga teisipidi see niisugusi tagauksi on nagu ikkagi alati vaja ja et see, kui linn ei nüüd selle tänava omanikuna osutub reeglina väga nõrgaks partneriks, siis nagu see osa, mis sellest äriplaanist üle jääb või mis on tavalise niisuguse metabolismi nagu tulemus, et midagi energia tuleb sisse ja muu kraam tuleb kuidagi välja, siis see jääb nagu väga julmalt niisuguse tihtilugu niisuguse äriplaani otsustada ja on hästi lihtne, et see ülejääk jääbki nagu sinna avaliku ruumi serva, kus justkui keegi selle eest piisaval nagu tugevusega või jõulisusega ei seisa. Ja see on, ühtepidi see oht on nagu avalikul ruumil pidevalt, et see oht on ka see, et nagu olukorras või majanduses või ühiskonnas, kus nagu kõiki asju tegelikult peaks ostma, nii lõpuks ka vaba aja veetmist või nagu lihtsalt pingil istumist, sest see pink on ju tegelikult mingi kohviku osa ja seal istudes tuleb osta ka kohvi. Et kui ja ühiskond ei ole kunagi niisugune, et kõik inimesed seda ühtepidi tahavad või teisipidi saavad seda teha. Ja ka see on nagu üks avaliku ruumi nagu oht, et sinna jäävad ka ainult need inimesed, kes midagi osta ei taha või õigemini ei jaksa. Sest kõik teised sõidavad sealt autoga minema või astuvad kuhugile sisse ja asuvad tarbima seda, mis temale nagu parasjagu meeldib. Ja nüüd teisipidi nagu see on nagu see nagu prügikasti pool, aga teisipidi see rikkalikkus ei kao ikkagi ka nii lihtsasti kuhugi ja see minu meelest on mõned väga head näited siiski Eestis olemas, et kuidas see olukord ka avaliku ruumiga hakkab muutuma. Kas või Eesti väikelinnade peaväljakute võistlused. Ma arvan, et see peaväljak on võib-olla nagu halb sõna seal, et tegelikult on võetud mingi osa iga väikelinna avalikust ruumist ja püüdnud sellega midagi korda saata. Ja just nimelt sellisel moel, et väga paljud nendest võistlustest ei kavanda üldse ühtegi maja.
noh, või siis jätavad niisuguse viitena võimaluse mingite majade no tekkimiseks tulevikus või noh, annavad pigem loovad nagu võimalused, kui keegi soovib neid teha, siis neid võiks teha umbes siia või sinna. Aga nagu see eesmärk on olnud ikkagi neid avalikke ruume korrastada niimoodi, et see ilmtingimata ei pea tähendama ühegi maja lisamist enam. Või siis samamoodi nagu noh, Vana Kalamaja tänava või ka Tallinna peatänava arhitektuurivõistlused on olnud ju nagu väga püüdlikult niisugust avalikku ruumi korrastavad ja just nimelt sellisel moel, et see jällegi, et need majad seal ümber, noh, need on ju väga küllaltki pikaajalised ja nende omandisuhe on teistsugune, ega nendega muutused seal toimuvad läbi teiste mehhanismide, teinekord kiiremini, aga tihtilugu siiski aeglasemalt. Ja avalikus ruumis, mis on justkui meie ühine oma osa ja omand läbi nagu omavalitsuse, on teinekord need muutused võib-olla isegi kiiremad ja jõulisemad. Ja see on nagu see koht, mida noh, nagu sellisel varem kirjeldatud moel nagu puhastada ei ole mõtet ja tegelikult ei saagi. Ja noh, ütleme võib-olla üks hea näide on jällegi Balti jaam, mis noh, tõepoolest see on ju ka eraarendus ja need ka maa seal ümber ei kuulu minu teada linnale. Aga see eesmärk nagu Balti jaama arendajate poolt vähemalt välja öelduna mingil hetkel on küll olnud niisugune, et nad püüavad seda teha nii, et Balti jaama turul, mitte jaam, vaid turg siis, Balti jaama turul kauplevad inimesed vähemalt mingis osas saaksid seal ka pärast selle uue turu valmimist edasi kaubelda. Ehk siis, et see arendus ei peaks tooma kaasa ka täielikku nagu publiku ja elanikkonna vahetust. Ja see on, minu meelest on see tegelikult väga hästi õnnestunud. Ja see on, noh, et see tähendab, et seda peab lihtsalt nagu eesmärgiks seadma. Et see, et noh, see lihtsa alles jätmise strateegia ei ole piisavalt tugev, et see tegelikult vajab üsna hoolikat kavandamist, et see midagi saaks alles jääda. Ja seda ütlevad ka tegelikult need samad geograafid, kelle uuringust üks slaid siin vahepeal oli, et kui uusi arendusi teha või noh, ikka kogu elamufond vajab ühel hetkel niisugust nii-öelda upgrade'i, et siis nagu see esimene soovitus on alati nagu mitte lammutada ja uutega asendada, vaid renoveerida. Ja see põhiline põhjus on selles, et sellisel viisil jäävad vanad elanikud alles. Niipea kui me lammutame ja ehitame uued, see tähendab reeglina, et peaaegu kogu elanikkond ikkagi vahetub, sest noh, see hinnaklass paratamatult nagu muutub. Noh, juhul kui sinna juurde ei ole kavandatud väga peeneid niisugusi kuidagi moodi soositud rahastamise skeeme ja laene. Ja minu meelest see on võib-olla üks asi, mis tundub, et siin samas Kalamajas on ka võib-olla nagu mingil määral toiminud. Et Kalamaja loomulikult need kinnisvara hinnad on muutunud pööraseks ja see niisugune gentrifikatsioon on siin kindlasti juhtunud. Aga see, mida siin tänaval liikudes näha või mis minule on alati väga meeldinud, on ikkagi, et minu meelest siin on siiamaani kohal ja olemas nagu sisuliselt läbilõige kogu ühiskonnast. Ja sealsamas Balti jaama turul samamoodi, et see on niisugune päris niisugune suurlinnalik kogemus just nimelt inimeste mõttes, kes siin liiguvad. No. Nii. Ja nüüd, kui me mõtleme, et mida siis selles valguses võiks niisugune arhitekti niisugune tööprodukt või lõplik teos siis olla, siis tavapäraselt ikkagi vaadatakse arhitektuuri, aga ka võib-olla mingit suuremat ansamblit või asumit
niisuguse lõpliku asjana ja seda saab nagu üks ilus kole kategooriatest päris hästi ju analüüsida, et ta sobib keskkonda ja on nagu teeb mõistlikke asju ja ei ole valus vaadata ja võib-olla ongi kuidagi ilusad materjalid ja kena pilt. Aga et see on jällegi niisugune, see on see nii-öelda see puhas arhitektuur, mis tegelikult ei vii edasi või mis ei ole nagu huvitav. Et see ühtepidi, teisipidi võiks nagu küsida alati, et mida see arhitektuur nagu teeb. Ja siis nagu vaadata ka, et mis kontekstides ta nagu toimib. See pilt on tehtud võib-olla 10 aastat tagasi ja tegelikult see olukord on 20 aasta tagune olukord, kui me projekteerisime Tartu veeparki. Ja juba siis, aastal 1998 oli niimoodi, et see parempoolne roosa vihik, see on veepargi see on vist isegi ehitusloa projekt. Pole ollagi niisugune väike vihik, aga see on nagu arhitektuurselt oluline. Kõik, mis on arhitektuurselt oluline, on selles väikses vihikus nagu olemas. Ja nüüd nendes suurtes kaustades see vasakpoolne punane, see on siis nagu arhitektuuri tööprojekt. Võib-olla oli ka vist tööprojekt. Ja kõik need muud kaustad on kõik muud osad sellest projektist. Ja see on nagu mõnes mõttes ju täitsa loomulik lugu, et kõik majad tuleb varustada elektri, kanalisatsiooni, jahutuse, ventilatsiooni, tuletõrjesignalisatsiooni, valvesignalisatsiooni ja veel müriaadi niisuguse tehnoloogiliste osadega ja need tuleb ära lahendada, keegi peab need tegema ja need on osa selle maja nagu toimimisest paratamatult. Ja teine osa, milles arhitektuur ei saa nagu sugugi ümber, see on nagu nüüd sellel aastal tehtud üks, võib-olla isegi eelmine aasta, üks päris väike maja, aga küll Tallinna kesklinna. Ja need on nagu see osa arhitektuuri ehitusloa projekti seletuskirjast, mis ütleb, mis on lähteandmed, millele tuleb põhineda ja millega ei tohi vastuollu minna. Ja siin on niisugused tavalised asjad nagu üldiselt varasemad planeeringud, kõikvõimalike võrguvaldajate tehnilised tingimused, mis ütlevad, kuidas tohib ja kuidas ei tohi neid võrke tuua ja nendega ühineda. Kõikvõimalikud ehitusuuringud nagu kuni radooni mõõdistuse ja ümbritsevate majade isolatsiooni analüüsini, muidugi haljastuse analüüs. Ja siis see viimane osa, see on niisugune tundub niisugune kerge lühike nimekiri asjadest, mis on siis nagu kõiksugu määrused ja seadused, normatiivid ja standardid. Aga nad on lihtsalt nagu nimetatud oma pealkirja järgi, iga selle pealkirja all on tegelikult üks niisugune tõsine kogum nõudeid, millele tuleb ilmtingimata vastata. Ja kogu selle see ehitusluba on ehitamise aluseks, ehk siis nagu selle protsessi sees, et kas tohib seesugust maja ehitada või mitte. Keegi ei küsi, kas see on nagu kuidagi arhitektuurselt väärtuslik, mis ta siis arhitektuurina teeb või on ta ilus või kolegi. Tegelikult et ainus kriteerium on see, et neis dokumentid või nende nimetatud dokumentidega ei ole vasturääkivusi. Ja et see on üks nagu piiritlus arhitektuurile, kus me võime ütelda, et läbi seesuguse niisuguse tehnoloogilise, normatiivse, ühiskondliku ja finantsilise kadaliku sündinud ehitisega see ei saagi olla väga nagu muutlik või niisugune fleksibiilne. Et iga muutus seesuguse kadaliku läbinud hoones on tegelikult väga riskantne, et see võib tähendada nagu ükskõik milliste varasemate kokkulepete nagu võrmustumist. Ja aga samas nagu ühiskond ja majandus tegelikult muutuvad kogu aeg ja suhteliselt kiiresti ja tegelikult me vajame pidevalt uusi ja uuelaadseid ruume
ja see tähendab pigem minu meelest üha enam seda, et arhitektuur muutub üha enam lühiajaliseks ja niisuguseks nagu natuke nagu võib-olla niisuguseks tarbekaubaks, et noh, niisugune tore niisugune naljakas näide võib-olla, et meil kodus oli niisugune telefon kettaga ja mina ei mäleta, et seda kunagi oleks vahetatud. See oligi üks niisugune telefon, aga noh, et me tõenäoliselt keegi ei mäleta, mitu mobiiltelefoni meil on olnud. Et need, noh, et see tarbekaubastumise juures nagu see produkti enda eluiga läheb tegelikult aina napimaks. Ja ma kahtlustan, et arhitektuuril ei ole ka pääsu sellest seesugusest muutuste rütmist. Ja nüüd, kui me püüame veel mõelda, et no mida siis, kui me küsime, et mitte, et kas arhitektuur on ilus või kole, vaid et mis ta teeb, et noh, et üks võimalik vastus sellele on muidugi niisugune tehnoloogiline, et aga ma ei mõtle tegelikult tehnoloogilist, kuigi see on nagu väga oluline, et arhitektuur peab tehnoloogiliselt tegema kõiksugu asjad ära, aga see on ka üks niisugusi noh, nagu natuke nagu peite või noh, ma ei taha öelda allaandmise teid, aga võib-olla niisuguse peituse teid just nimelt, et noh, et kui me vaatame, see paremal pool on, või siis seal akna pool on äsja renoveeritud Tehnikaülikooli või TalTechi ühiselamu, mis on tehnoloogiliselt äärmiselt eesrindlik, mis tegelikult suudab vist noh, ollagi nullenergia maja, tehnoloogilised süsteemid kõik väga hästi töötavad, ta on väga säästlik, aga noh, et ta noh, ma ütleks, et arhitektuurselt ja ruumiliselt kvaliteedilt väga ei erine sellest, mis ta oli varem. See on pildistatud lõunapoolsest küljest, noh, kus ta tegelikult see fassaad avaneb nagu sinna Tehnikaülikooli niisuguse kampuse avalikku ruumi, mis on tegelikult päris ilus ja suur ja sealt on päris pikad vaated, sealt hakkab nagu männid paistma ja mingid maju taamal ja sealt tuleb lõunapäike ja seal võiks olla nüüd veel midagi, eks ole, seal võiks olla veel mingi kiht, kuhu saab välja astuda, mis ka energeetiliselt, ka energia tarbimise suhtes oleks võib-olla nagu mõistlik. Ta võiks teha natukene midagi veel, et ta oleks arhitektuurselt midagi teinud. Et me ei peaksid lihtsalt ütlema ilus kole, aga ta ei ole teinud mitte midagi. Või noh, et teine niisugune, noh, võib-olla ka niisugune imelik näide on Hammarby Sjöstad, mis on Stockholmi üks suhteliselt suur linnaosa, mida on arendatud umbes nüüd võib-olla 15-20 aastat, mis algas nagu väga tõsise jõulise eesmärgiga olla peaaegu energiasõltumatu, kus on põhimõtteliselt just kõik asjad tehnoloogiliselt tehtud väga targalt ja uuenduslikult, kõik on hästi. Siis noh, jällegi, ega see tänavapilt on niisugune täitsa tavaline banaanne lugu ja noh, et jällegi see arhitektuur või linnaehitus ei ole noh, selles mõttes justkui nagu midagi ju päriselt ära teinud ikkagi, tehnoloogiliselt küll, aga mitte nagu noh, mitte arhitektuurselt võib-olla. Ega see ongi väga raske küsimus, et mis see siis peaks olema või kuidas seda siis teha. Ja noh, veel nagu paar sõna sellest, et see usk tehnoloogiasse või teadusesse, et läbi selle me saame tegelikult asjad tehtud, et arhitektuur justkui saab õigustuse läbi selle, et ta on midagi ära teinud, midagi tehnoloogilist, teaduslikult nagu tõestatud, et see on kogu aeg üks mingisugune paras taak arhitektuuriga kaasas olnud ja see on reeglina nagu ei ole ennast õigustanud, et üks minust hea näide on veel, see on nüüd viide tegelikult Paulina Pähmi magistritööle, mis tegeles tihedustega eelmisel aastal kaitstud töö, mida mina koos Tarmo Teerumäega juhendasime ja see toob väga selgelt välja selle, et noh, näiteks nagu nii lihtne näite nagu FAR või Floor Area Ratio, mis on siis nagu krundi krundipinna ja ehitatud hoone brutopinna suhe. Ehk siis kui see on 1, siis see tähendab seda, et on ehitatud nagu täpselt sama palju brutopinda kui on krundipind. See on siis, siin ongi see FAR 1. Ja noh, et see lihtne tõdemus on see, et kui me seda suurendame, me saame rohkem tihedust ja tegelikult on parem elukeskkond.
ja ütleme, et see elanike tihedus näiteks paneelelamujoonides on väga kõrge, et sellega võiks kaasneda väga tore ja huvitav linnalik elu ja linnakeskkond, siis see ei ole niimoodi läinud. Jällegi justkui usk mingisse tiheduse näitajasse ei ole ennast õigustanud, ehk siis siin sellesama faariga tegelikult kõik need mudelid annavad sedasama faari. Me kas teeme nagu pool krundipinda täis kahekordset maja või me teeme nagu päris kõrged 2 torni ja jätame hästi palju krundipinnast tühjaks, tegelikult see faar on üks ja me päriselt ei anna see meile seesama niisugune teaduslik või tehnoloogiline arvestus ja annab meile kvaliteeti. Ja ma lõpetangi nüüd umbes siinkohal niisuguse V2 tsitaadiga lihtsalt, aga et see ei ole nüüd kuidagi olnud nagu ammendav lugu sellest, et mis see must arhitektuur siis nagu oleks või mida siis see arhitektuuri tegemine või mida arhitektuur teeb, et mida sellelt siis nagu võiks oodata. Aga seda polegi nagu lihtne ütelda ausalt öelda. Ja võib-olla ongi hea lõpetada 2 tsitaadiga, mis minu jaoks on olnud alati nagu kuidagi päris olulised. Üks on see Sanford Printeri ja Daniela Fabriciuse tõdemus, et linnad on alati epifenomenaalsed, ehk siis linnad on alati millegi kaasnähtused. Linn ei ole nagu valmis ilus või kole teos, vaid ta on tegelikult kõigi seal toimuvate protsesside kaasnähtus. Ja ta on natuke nagu erinevate koodide tulemus. Kui me tahame seda tulemust muuta, me peame koodi ümber kirjutama, me peame muutma neid protsesse, mis linnas toimuvad või toimivad ja me saame võib-olla muuta midagi, mis linn on. Ja teine on Peter Eisenmanni ühes päris vanast tekstist, kus ta räägib ilust ja mis algab tegelikult Lev Tolstoi tsitaadiga, et kes küll ütles, et ilu on headus. Ja ta räägib väga pikalt sellest, kuidas tegelikult ilu mõiste hulka kuulub paratamatult ka grotesk või õnnetus või mingil moel ka häving. See on see, mis tegelikult oleks arhitektuuri või niisuguse ebapuhta arhitektuuri nagu võimalus, et ta tegelikult suudab saavutada midagi uut, ta suudab midagi ära teha nii, et ta midagi ruumiliselt ära teha nii, et ta suudab üllatada, nii et ta ei ole enam lihtsalt ilus, vaid ta on nagu võib-olla selles Eisenmanni mõttes ilus, et ta suudab olla ilus nii, et me ei ole seda ennem suutnud ette kujutada. Vot niisugune üldine tõdemus. Küsimus võtti väga vähe aega. No ja ma hakkan sulle seda klassikalist küsimuste aeg. Ega aega ei ole. Ei oot, nii ei lähe, küsimusi ei tule. Kiuslik klassik on puudu. Seetõttu asendan mina teda ja küsin seda, mis minult on küsitud 10 aastat. Vaata, et iga aasta. Mis on see suundumus, idee või fookus? Kuhu arhitektuuriharidus sinu arvates peaks liikuma? See on hea küsimus. Sellele ma olen pidanud klassikule mitu korda vastama. Ma arvan, et seda ei ole. Esiteks, seda ei ole võimalik tuvastada. Teiseks, seda ei ole võimalik ka ise määratleda. Ja kui hakata seda nagu kuidagi täpsemalt sättima, siis minu meelest läheb asi hukka. Et võib-olla see on ka olnud nagu ühiskonnas seesugune olukord ja see ühiskond võib-olla hakkab, nüüd ma muidugi viimaste valimiste tõttu enam ei tea, aga mul on tundunud, et hakkab stabiliseeruma. Aga ehk siis nagu varasemalt on minu meelest olnud küll seesugune lugu, et igasugune pikem plaan on olnud alati vale ja tegelikult on tulnud teha nagu väga kiireid taktikalisi otsustusi, mis siis nüüd saab.
ja noh, ma arvan, et see üldisem plaan võiks olla tegelikult see, et arhitektuuris nagu ka kõigil muudel aladel on väga tähtis mingisugune variatsioonide rohkus või kirjususe olemasolu. See tähendab, et neid inimesi, kes seda õpetavad, neid peab olema nagu pigem rohkem kui vähem ja nad peavad olema pigem erinevamad kui sarnased. Mina tahtsin ka küsida ja tegelikult Jüri teatud mõttes mu küsimus juba esitas, aga kuna see mõte siiski reflekteeris mu ilusa ettekande loengu käigus jätkuvat, siis ma uuriks võib-olla natuke lihtsalt sügavamale. Mulle jäi meelde üks väljend, mida te kasutasite, et kui arendajad räägivad linnaga arhitektuuris, siis nemad tahavad teada reeglitest. Ja ühelt poolt selle eesmärgiga, et tulevikul ehk täpsemalt ette näha. Aga intuitiivselt ilmselt nad ka kasutavad sama arvamust, mida disainis ja arhitektuurist ette kasutatakse. Arusaamised reeglid peavad vabaks või reeglid annavad vabaks. Ja see minu jaoks seondub ka ikkagi õppekava kujuga ja kuidas õppekava on kokku pandud. Kui ise nüüd rääkisid ka koodist lõpuks ja koodi ümber kirjutamisest oli juttu. Et ilmselt see on muidugi vestlus, mis on laiem ja mida ilmselt oleks huvitav jätkata mingil hetkel. Aga võib-olla siiski natuke veel laiendaks seda teemat, et kui arhitektuur saab olla must ja saab ka olla puhas, et paari sõnaga veel, et mustast haridusest ja puhtast haridusest. Jah, ma arvan, et mul oli tegelikult siin selles jutus, mis ma kirjutasin üles, olen korra siin lõpus, no ma olin nagu väga ikkagi lõpuks hästi suures kimbatuses, et mis siis nagu öelda selle musta arhitektuuri kohta. Ja ma ühe niisuguse viite, mis ma siin unustasin nüüd ütelda, oli see, et võib-olla see on midagi sarnast, mida Hannes üritab teha sisearhitektuuris, millest ma ei ole kunagi väga täpselt aru saanud, millest ma kahtlustan, et ka Hannes ise ei saa. Aga mis ometi nagu mulle tundub tegelikult nagu huvitav, et see arhitektuur ei ole ilusate, ega ka sisearhitektuur ei seisne ilusate asjade tegemises. Ja see haridus samamoodi nagu ühtepidi peaks olema ju päris paindlik. Võib-olla kõige olulisem ongi seesama, et ta peaks olema jällegi võimalikult, ma ei saa öelda, et ta peaks olema kirju, aga ta peaks sisaldama kirjusust ühel või teisel moel. Ja arhitektuuris on see ju mõnevõrra raskendatud, sest see on reglementeeritud läbi Euroopa Liidu ja Eesti nõuete, mis seal peab sisalduma. Ja teisipidi on see ka nagu küllaltki kummaline lugu, et on väga paljud muud erialad, arstid näiteks, kõige parim näide, et mitte keegi ei õpi enam arstiks, vaid see on ju reaalsuund, mida sa tegelikult õpid. Arhitektuur ju tegelikult oma igapäevases praktikas samamoodi peab tegelema aina spetsiifilisemate olukordadega. Aga hariduse on jäänud ikkagi arhitekti hariduseks, mis tegelikult ma arvan, et on hea, ta on üks niisugune hästi üldistav haridus, aga selle sama 5 aasta sees tuleb nagu leida ometi võimalus rääkida, tutvustada koodi kirjutamist ja käsitsi joonistamist ja kõike muud, mis seal vahepeal on. Sellisel viisil, et need inimesed, kes siin nagu lõpetavad, lähemalt teaksid, et need asjad on olemas ja kellelt neid küsida siis, kui nagu täpsemalt tahta tegeleda. See vist on üldine vastus ikkagi. Sinu loengust inspireeritud üks tähelepanek ja üks küsimus. Et kui sa avalikust ruumist rääkisid, et meil ka täna öösel jälle sündis siin akna all, kes on märganud. Et nüüd on siis kirjutatud EKRE ja Voosaga ja Voosad südamega on EKRE. Et see,
meie kool kui niisugune avaliku ruumi platvormi pakkuja. Aga sinna juurde veel see, et nagu lisainfoks, et selle esimese meediasse jõudnud EKRE autor on loomulikult meil teada. Ja noor kunstnik oli tohutult pettunud, et kool tema nime ei lubanud avalikustada. Tema kogu aeg jälgis Delfis, mitu kommentaari juba on ja ta oli tõeliselt kibeles ise minema ja ütlema, et mina olin see, sest tema tahtis kuulsust. Aga nüüd küsimus, inspireerituna sinust, et see segregatsiooni probleem ja kas sinu meelest toetatud elamuehitus või nagu subsideeritud elamuehitus, kas see oleks nagu, sellel oleks nagu mingit šanssi Tallinnas olukorda parandada või kui meil on nagu hästi olnud see, et arendaja, hästi niisugune neoliberaalne arendaja keskne vaade, sa ütlesid, et linn on nõrk partner, aga kui linn hakkaks näiteks osalt toetama, kas see aitaks kuidagi linna ruumilisele kvaliteedile kaasa või see on lootusetu üritus? Ma arvan küll, et ikka aitaks, et see jällegi meie eelmise aasta juhendatud üks magistritöö Veiko Vahtrikul tegeles sellega päris täpselt ja see oli, need näited mujalt maailmast on seesugused, et väga paljudes linnades on umbes niisugune norm, et kui elamispindasid arendada, siis 20% neist tuleb hoida niisugusel kunstnikult madalal rendil või anda võimalus, et neid saab nagu vähema raha eest rentida. Mitte osta, tavaliselt pigem rentida. Ja see tähendab seda, et seda ei saa nagu arendajale otseselt ju kohustuseks panna ilma midagi vastu andmata, et siis nagu linn peab sellest kuidagi osalema. Üks variant on see, et linn osaleb läbi oma maa, et saate minu maale ehitada nagu kuidagi olema. Tallinnas reeglina seda võimalust on väga vähe. Teine võimalus on see, et kuidagi tullakse nagu muudes regulatsioonides vastu, näiteks vähendatakse kohustuslikku parkimiste arvu. Ja kesklinnas see võib olla päris suur lugu, et kui sa ei pea tegema 2 korrust parkimist maa alla, et teed 1, siis see on rahaliselt väga suur võit juba. Või ei tee üldse maa-alust parkimist. Järgmine nagu sihuke regulatiivne vastutulek on see, et sa tohid ületada mingis sätestatud mingit tiheduse või kõrguse piiri. Mitte palju, aga natuke. Või siis nagu ehitusjoone piiri, et sa võid mingite rõdude või lihtidega sealt välja tulla. Ehk siis nagu linn saab teha olukorras, kus ta nagu raha või maad ei ole, saab teha nagu regulatiivseid järeleandmisi või kokkuleppeid. Ja siis nagu järgmised regulatsioonid peavad käsitlema siis seda, et mil moel need korterid siis lõpuks ikkagi ju üüriturule tulevad. Et kes siis nagu, kes neid nagu siis opereerib ja kuidas neid jagatakse. Aga põhimõtteliselt see on suhteliselt levinud strateegia, et tegelikult hoida nagu ka kesklinnasid nii-öelda slummistumast nagu selle nagu teises äärmuslikus mõtmes, et nad muutuvad nii kalliks, et seal saavad elada ainult nagu väga rikkad. Ma arvan, et see on võib-olla üks niisugusi skeeme. Teine on see muidugi, et linn saab ise, Tallinn arendab ju sotsiaalmaju, munitsipaalmaju. Ta teeb seda siiamaani nagu kõige vaesemates rajoonides, mis tegelikult toob uuesti kaasa nagu selle slummistumise või nagu vaesustumise nagu ringi. Et ta peaks seda tegema, püüdma teha seda tegelikult kohtades, kus erakapital teeb muidu väga paljud asja. Mina arvan, et see on kindlasti on linna nagu mitu hooba, mida saaks kuidagi kasutada. Sinul mulle väga meeldis see sinu jutt linnaosadest kui toodetest, mis pani mõtlema ka selle peale, et tegelikult on ka teatud mingisugused inimgrupid on ka natuke nagu poliitilised tooted, kes siis omakorda nagu tekitavad neid selliseid linnaosasid, mida sina vist väga ei fännanud, sellised getolikud, et
tekibki selline orgaaniline vaeste või rikkurite piirkond. aga väga tore on mõelda, et tegelikult arhitektuuris sisaldub kogu aeg see utoopia niisugusest ideaalühiskonnast, mis võikski suunata seda orgaanilist ja võib-olla vähem utoopilist inimmassi, et Boris Groysi see linn turistliku reproduktsiooni ajastult tuli ka meelde, kus tegelikult samas see turist ise tahab seda getot või läheb näiteks Pronksi linna otsa selleks, et kui ta veel noa ka saab, siis ta tunneb, et ta on tõelise elamuse saanud, sest ta ootabki mingit liiki toodet sellelt linnaosalt, et see on väga põnev, et samas kui me näeme seda kujunemist, siis urbanistika võiks luua neid ideaalse kooseksistentsi piirkondi ka, et kas sa arvad, et Eestis oleks see võimalik või mida arhitekt tegelikult ära saab teha selles inimühiskonnas, et see loengu algus oli ju siuke mõneti morbiidne, et ega arhitektuur on ülimalt seotud nagu tellimusega ja see võib muidugi juhtuda läbi niisuguste suuremate nagu planeerimise võistluste, mida tegelikult linn võib-olla, mis oleks võinud juhtuda võib-olla Sadamaala, mis on nagu linna omaduses ja kus need jõuhoovad ei pea olema ilmtingimata suhteliselt kiirele kasumile orienteeritud, aga ei juhtunud. Et mul on tunne, et arhitektuur, kuna ta toodab nagu niisugust ruumilist raamistust kogu ühiskonnale, siis ta justkui toodab ka nagu seda mingil määral seda ühiskonda iseennast ka. Ja selle sees, arhitektuuri sees on alati mingi visioon ühiskonna toimimisest. Aga kui palju ta saab päriselt muuta, mina ei tea. Lihtsalt tore oli mõelda see kaasa sinu loengule, et kui kõik maailma getod kuidagi segada ära nende puhaste tsentromitega, et kui palju nagu tegelikult muutuks sellises demokraatlikus ühiskonnas? No vaata, see on omati küsimus, et tegelikult kui see oli vist Robert Giuliani, kes puhastas New Yorki nagu võimsalt ja pärast seda muutus New York nagu niisuguseks, või nii on öeldud vähemalt, et niisuguseks tavaliseks, toredaks, kalliks linnakeseks. Et Manhattanist pidi paljud kunstnikud ikkagi ära kolima, see läks väga turvaliseks, mis oli tore, aga põhimõtteliselt ka nagu suhteliselt igavaks. See on nagu hästi mitmekihiline küsimus, et tegelikult need, kui sa ütled, et turistid ka lähevad sinna ikkagi nagu mingit nii-öelda päris kogemust saama, siis see peab kuskil nagu olemas olema. Romantilist kogemust, mida nad eeldavad saama. Et ega igale poole ei õnnestu seda ja ei ole ka vaja, ei tulegi niikuinii välja niisugust väga võrdset või sõbralikku keskkonda teha. Aga ma arvan, et teisipidi, et mul on tunne, et Eesti lihtsalt on nagu natuke teises äärmuses, et see lõputu puhastamine on kuidagi nagu väga tüütu. Et ega arhitektuurikonkursid on ka suures osas või hästi palju sellest on ilusate viltide konkurss. kui võimsa renderi ja kui õnnelike inimestega saab teha. See on natuke liialt. Ma liiguks võib-olla sisult vormi suunas, küsiks seda, et mida sa õppejõutöös enim väärtustad? Õppejõutöös, mida sa enim väärtustad? Ahah, see on nagu tore lugu, et see ei saa ju, see on natuke nagu mingil, ma ei ole rahvajooksudel käinud, aga ma arvan, et see on nagu rahvajooksud, et sa ei saa, et väga kiiresti joosta ei saa, aga Horberg ei tohi ka lõdvaks lasta, siis nagu maha. Kogu aeg parasjagu pingutama, et olema ikkagi kuidagi ennast kogu aeg uuendama, mis on nagu poolsunduslik, mida muidu ei viitsiks võib-olla teha. Mida see amet sulle inimese või arhitektina siis annab ta midagi? Vaat, ma ei tea, ikka see, et
ma lihtsalt kujutan ette, et mulle tegelikult ei meeldiks olla kogu aeg büroos ja täita lepingulisi kohustusi. tähendab, koolis on üks väga suur vabadusaste kuidagi juures. koolis on nagu kriitiline mõtlemine on peaaegu nagu vältimatu, mis büroos on väga lihtsasti vältitav. Need on natuke nagu erinevad maailmad ja ma arvan, et see üks mingisugune, see koolis olev nagu pidev nagu uuesti, noh nii arhitektuuri kui teinekord suisa ühiskonna uuesti väljamõtlemise tarvidus on väga tervitatav. Seda tarvidust ei ole tavaliselt arhitektuuribüroos, tihtilugu ei ole seda võimalust. No nii hull ka ei ole. Aitäh. Kogu see protsess on läinud hästi sujuvalt kuidagi ja kõik nagu kuidagi on ühte meelt. Ma küsiks sedapidi, sinu loengus algul, kui ma eksis, sisaldus nagu tees, et on niisugune mahuline arhitektuur, kus arhitektuur saab olla valmis ja siis see nii-öelda mitte must, aga siis need laiemad protsessid, need on need mustad, et nad moel või teisel siis sisaldavad sellist tundmatut komponenti. Et ma esitaks nagu sellise väite, et mulle tundub, et vähemalt kui me teeme ajalise raami sisse, et siis kogu arhitektuur on moel või teisel must. Et ta on ja seal võiks võib-olla siis edasi minna sellega, et tema arhitektuur tegelikult on üle arhitektist endast, et ta ajas moel või teisel ise muutub. Arhitektuur on tegelikult reaalsuse kunst, et ta ei ole mitte arhitekti ainulooming, vaid see, kuidas ta linnas edasi areneb. Et ma ei tea, äkki sa jaksad kuidagi kommenteerida seda, et võib-olla ei ole neid puhtaid arhitektuuri elemente nii palju, nagu võiks jääda sulle mulje, et kuskil nad siiski on. Nii nagu kuskil need artefaktid mingis muuseumis, kus need hoitakse teatavas temperatuuris ja kus nad tõesti ei muutu. Ei, see on tõsi muidugi, et läbi aja arhitektuur läheb kohe nagu kontrolli alt välja ju, kui ta on nagu valmis saanud ja ta hakkab mingil määral oma või teiste elu elama. Aga võib-olla see minu see puhtuse, mustuse põhiküsimus oli selles ootuses, et tegelikult nagu ootus justkui on kogu aeg mingi lõpetatuse ja siukse puhta lõpetatuse järgi. Sellepärast, et see on hästi müüdav muu hulgas ka. Ja me kõik nagu ju arhitektidena ja ka muude erialade esindajatena ju teame, et kui me võtame midagi kasutusse, siis see asi hakkab paratamatult muutuma aina mustemaks. ja see on ju tegelikult, see on okei. Sellega oldakse nagu justkui leppinud, aga et see kuidagi nagu eeldada, et see algne tulemus ka nagu on midagi sinna poole, siis seda on nagu raske, seesuguse väitega on raske kuskil nagu kellegi mõistmist leida. Aga maailmas ilmselt see ehitatud keskkond, mis on, et sellest 90-95% on see must kohe algselt. Et ta on kogu aeg protsessis, ehitatud keskkond on nagu meil siin läbi nende regulatsioonide ja see on ka reaalsuse kunst, et meie reaalsus on need regulatsioonid, see nimekiri neid igasuguseid ehitusnorme ja muud taolist, aga see on selline meie selline lokaalne küsimus, mis ei ole tegelikult võimalik, et ajas ka nagu väga kestev, et ta ei ole nii kunagi olnud, ta on nüüd liigist aega nagu pensionisüsteem umbes, et on 100 aastat kehtinud, võib-olla et muutub. On seda musta tegelikult tohutu palju. Jah, et kui me vaatame nagu niisugust globaalset pilti, et ega seal nüüd siis nagu kavandatud, ette välja mõeldud asju on ikkagi kindlasti vähemus muidugi. Aga jah, minu jutt oli päris kohalikust kontekstist. Viimane küsimus Heikile läheb püsti. Üks märkus ja üks küsimus. Üks märkus puudutab seda kodeerimise asja, et ma ise kodeerima.
elukutseks, et siis selles nii-öelda algoritmide teoorias viimasel ajal on hästi õhus see küsimus, et need algoritmid kipuvad segregeerima ja ka puhastama, eks ju. Kuigi tegelikult nagu see ei ole nagu sellesse tehnoloogiasse tingimata võib-olla sisse kirjutatud, et see võiks olla ka nii-öelda mustad algoritmid, aga miskipärast me oleme ümbritatud nendest puhastavatest, mis on teema. Ja võib-olla, mis on selle G.S. Christianse nagu avaliku linna või avatud linna nagu mõtte taga äkki ka justkui nendest mustadest algoritmidest selle linna genereerimise taga, mis toob mind selle küsimuseni, mis on seesama Christianse, ma ei tea, kui kursis sa oled tema konkursitööga Tallinna. Millist seda mõtleda? Seda sadamasse, mis nad ma väga hästi ei ole kursis, ma olen seda näinud, aga ma ei ole seda väga põhjalikult. Mis on nagu kuidagi asja tragöödia justkui on just see, et ta vist ei saanud isegi auhinnalist kohta. Teda ei kutsutud sinna teise, oli lihtsalt, oli 2 lugu, teda ei kutsutud isegi tegema. Mis on nagu, noh, ongi see selline kohalikkus tragöödia, et kui sul on nagu see pilt, eks ju, siis seda musta algoritmi keegi ei hinda ega keegi ei. Et see võib-olla oleks olnud midagi, mis oleks natukene rohkem väärt olnud kui see, mis tegelikult. Jah, no nii palju, kui mina olen kuulnud nagu kommentaare, et see oli nagu jõle igav, et noh, et kõik muud tööd on nagu hästi palju huvitavad. Aga noh, see huvitav ja igav, see tähendab, et minu meelest just selle nii-öelda puhta arhitektuuri otsust, et see on pigem ilus tore, et küll need majad tundusid üldse ilusad, noh, teised olid nagu igapapoolsed. Et jah, seda mina olen sama meelt, et seda süsteemi tegelikult ei loetud sealt välja. Jah, noh, ega siis ma ei oska ka muud nõustuda, kui tegelikult võib-olla loota ja unistada sellest ajast, kui žürii oskab neid süsteeme välja lugeda. Jah. Ehk siis puhastada. Tänud, Toomas, tänud küsimuste eest.